me just mainime siin mõtlemist muutes rikkaks, mind over matter nii-öelda, et kuidas on siis võimalik, et ikkagi sellest, et ma istun, vegeteerin diivanil, mõtlen positiivselt, suurelt, entukalt, aga elu ei muutu. See ongi see koht, kus mina usungi sellesse decisive action ehk siis otsustav tegevus või? Sest vaata, kõik meie sellised unistused ja asjad põhinevad, mingitel hetkedel võivad põhineda motivatsioonil. Motivatsioon on tore asi, võib ka liikuma panna, aga motivatsioon ei kanna. Sest on emotsionaalne. Et see on nagu need 1. jaanuari lubadused, on ju? Jah, väga tihti. See motivatsioonil põhinevad, et algul on äge aga see ongi see koht minu meelest positiivse mõtlemise puhul ka, et see kannaks kaugele. Vabandust? Ma jälle unustasin ära, et ma pean istuma seal lähemal. Et see kannaks nagu kaugemale see positiivne mõtlemine ka, et siis tegelikult see peab olema natukene ikkagi mingi struktuur seal ka, et ma reaalselt teen seda, et ma nagu, ma jälle inglise keeles täna show up'in, astun ette, innu välja, panen panuse. No jah, et ma teen seda nagu ikkagi konkreetselt igapäevaselt ja ma hoian iseennast ikkagi nagu vastutavana ka. Et minu meelest see sama ei olnud Napoleon Hill, see oli see teine raamat, see müü ise või müüakse sulle või? Grant Cardone. Grant Cardone minu meelest ütles ka kuskil, et tema tegi ise seda harjutust ka tegelikult positiivsest mõtlemisest, et ta karistas ennast, kui ta ei mõelnud positiivselt või? Et ta proovis nagu mitu päeva järjest ma suudan olla nagu positiivne. Aga mõtles ka süsteemi välja vaata. Et kui üks vahele skipin, ma olen jälle alguses tagasi, aga peale otsast peale, on ju. Ja töötas talle see metoodika? Jaa, tema puhul küll, jaa. Päris kõva enesedistsipliin. Jaa. Tema kiidab seda. Et väga, et ütleme, see positiivne mõtlemine, mina näen seda nagu esmaabina. Et nagu esimese sammuna, et ma hakkangi positiivselt mõtlema. Aga tegelikult, kui me teame, nagu ma olen täna rääkinud palju, et seal all on ikkagi uskumussüsteemid, mis on kinnistunud su alateadvuses, et see ei käi nagu lihtsalt nipsust, et täna mõtlen positiivselt ja ongi kõik muutunud. Et kindlasti see ajus ka läheb natukene aega, et need asjad ümber korralduksid ja hakkakski siis kinnistuma see positiivne suhtumine või see positiivne enesekõne. Et kindlasti on oluline seda teha, hästi-hästi oluline. Aga sellest üksi nagu, sa pead jah, et kui sa ikkagi seod selle mingi süsteemsusega või enesevaatlusega või hindan, kuidas mul läinud on näiteks, kuidas mul täna läks, kuidas mul nädal läks, kui palju ma rääkisin positiivselt, palju ma negatiivselt. Mis meil natukene võib-olla, ma ei tea, kus meil on mahti seda rääkida, et toob ka selle ühe metoodikani, mida ma kasutan, ongi lood, mida me räägime endale. Ja siis, kus need lood pärit on? Et kas need on meie enda lood? Ja nende lugudega on ka selline päris suur teema. Et kellele need tegelikult kuuluvad. Et kas me kuuleme iseenda häält enda kõrvades või võib-olla me kuuleme hoopis lapsevanema häält, sõbra, mingi tuttav, mis iganes, võib-olla nägime telekas, keegi ütles kunagi midagi ja see niimoodi kinnistus meile. Ja me usumegi nüüd seda või kasutame seda. Et see on nagu siuke jälle nagu tagurpidi engineering või kuidagi, et ma lähen tagasi ja ma otsin. Ja kui ma leian üles, kellele need kuuluvad, need lood, mida ma räägin endale täna, siis ma vaatan ka seda, et kas see on, ütleme, kuidas ma ütlen, kas ma tahan elada selle inimese elu, kus need pärit on. Et kas see samastub minuga. Ja kas ta üldse on relevantne ka? Ja kui see ei samastu, siis miks ma sellest kinni hoian? Miks ma seda räägin endale, kui ma ei taha elada sama elu? Ma tahan hoopis midagi muud luua. Et need on asjad nagu, kus me saame ennast nagu natuke äratada, vaata küsi, kuidas töötada ise endaga. Et saab töötada ikka, aga kus sa need teadmised saad, kas siis loed kuskilt, lähed kursusele, sa pead kuskilt saama seda infot, et kui ise välja ei mõtle. Või siis coachingus. Jah, või siis coachiga. Kui sa endal ei ole seda eneseteadlikkust välja arendatud veel või arenenud sellisel viisil, kus tekib see enese taipamine kõrvalt või vaatlemine oskus, siis igal juhul ma ei teagi nagu täna teist viisi, kui minna ja kellegi juurde või osaleda või lugeda midagi, mis on väljapoolt sind justkui, et see esimene impulss nagu liikuma saada. Mis ma veel tahtsin lisada siin, kui me coachidest räägime, et nii palju mina olen nüüd olnud mitu aastat siin enesearengus veel rohkem, terve eluaeg võib olnud, aga töötanud nagu teiste inimestega ja coachidega ja mentoritega ja mastermindides ja siis ma olen aru saanud, et igal coachil on alati coach. Vahepeal rohkem kui üks. Et kui sa tahad nagu minna ja kui sa tõesti otsustanud, et sa soovid mingis suunas nagu areneda ja see ei pea olema üldse mingi rahasuund, see võib olla sport, see võib olla mentaalselt, mis iganes. Et sul on keegi,
kõrval, kes on sinu siis natuke kes tugev, natuke edukam, kes on ära teinud midagi, kuhu sa tahad minna. Et siis sa lähed koos coach'iga. Et see on selline praktika, mida võib-olla ei teata nii palju. Et kasutatakse nii laialdaselt coach'ide abi. Ja ma siinkohal tegelikult tahtsingi teha meeldetuletus ka, et me rääkisime enne, meil see tasuta tööleht, Integrity Audit ja minu väärtused on eesti keeles. Minu väärtused jah, just, et siis selle saad kätte Heidi Kallion coaching.com leheküljelt ja samuti me rääkisime tegelikult ka üks-ühele coachingu sessioonist, millele eelneb siis tasuta 20-minutiline tutvumiskõne ja sinna otsa siis on juba, kui sul on see soov ja valmis oleks, siis 9-minutiline üks-ühele sessioon ja kui sa kasutad siis märksõna Kris või ütled, et tulid siit saatest või sul tekkis huvi peale saate kuulamist, siis avaneb sulle võimalus saada see kuni mai lõpuni -25% soodsamalt. Ja ühtlasi me tegelikult puudutasime ka seda 8-nädalast transformatsiooniprogrammi The Integrity Edit. Oli nii? No, mul on sellepärast inglise keelest paljud asjad, et mul on tegelikult kodulahed ja kõik on 2 keeles. Ja see on olnud natukene nagu kahvelteel minu jaoks, sest kui ma õpin USA-s, ma töötan tegelikult juba praegu praktikasessioonidelgi üle maailma inimestega. Ja mõtlengi, ma püüan nagu teha 2 keeles neid asju. Et sest kui minu need coachingud toimuvad hetkel ikkagi Zoomi teel üle neti või Google Meetis või kuskil, siis mul ei ole vahet, kas inimene on Eestis või Austraalias või kus iganes. Et sellepärast mul on nad 2 keeles, kui võib-olla kellelgi tekib see küsimus, et miks nii palju inglise keelt. Ja, siis see on see põhjus. Jah, mul on ka nii mõnedki kirjutanud, mul tundub, et nad on vanemate põlvkondade esindajad, et miks nii palju eesti keelt solgitakse inglise keelega, aga no tänane maailm on selline, mis me siis teeme, et see ei ole minu jaoks nagu solkimine, see on ka sõna. Kui kedagi häirib, siis see on sinu probleem. Mind see ei häiri, ma saan aru sellest mõttest, miks inimesed seda välja toovad ja miks me võiks eesti keeles kirjutada, aga tead asju on lihtsam inglise keeles öelda, see sõnavara on seal kahjuks õnneks rikkam kui eesti keel. Ta on laiem ja mulle jõuab isiklikult nagu rohkem kohale. Nojah, mõtleme, mul see sisuloomine on ka sellest selline. Ma arvan, et on inimesi, kes ei saa ilmselt aru, miks ma vahepeal inglise keeles teen videosid, aga et lihtsalt, mul ei ole inimesed ainult eestlased, kes jälgivad ja siis küsivad nemad jälle. Ma ei saa midagi aru. Ja, just. Ja kumba lihtsam on ja kas panna nagu koha inglise keeles või panna eesti keeles ja siis mingid inglise keeles subtiitri otsa, siis sa lihtsalt... Eesti keeles, ühtepidi ma ei saa neid subtiitreid ju eesti keelest inglise keelde on ongi keerulisem, lihtsam ongi teha inglise keeles sisu ja siis eestlane loota, et ta üldiselt eestlased ikkagi inglise keelt täna oskavad, see on ikkagi nii laialt levinud keel juba. Et alati mõelda ka selle nurga alt, minu nagu soovitas ka, mis ise märkan ka, alati püüda mõelda ka teise inimese perspektiivist ja tööprotsessist lähtuvalt ka, kui ikkagi klientuur on ingliskeelne suurest lastust, siis on ju loogiline, ma teen videosid inglise keeles või tema teeb videosid inglise keeles. Mitte siis eeldada, et ta teeb sisu eesti keeles ja siis välismaalased loevad inglise keeles subtiitrid, see ei ole lihtne. No ütleme, et töömahukam on küll praegu. Ja. See käib asja juurde ja see on kasvukoht. See on see kasvukoht, et mul endal on sama teema. Ma ise, sinuga enne siin saate eelselt rääkisime AI-st ja ma ka otsin ja katsetan neid viise ja nüüd ma siis ükspäev tegin endast 6 videot eraldi riietuses, kõik 3 minutit pikad, et ma saaks hakata endast siis tootma kuni 30 minutilisi videosid, kus ma räägin siis inglise keeles. Sest ma tunnen, et ma ei jõua toota sisuliselt 2 keeles ja ma tahan lihtsalt näha, kas AI saab minu kloonimisega nii hästi hakkama, et ma olen siis, et Kris räägib minu häälega, aga tegelikult on kõik prompti põhiselt toodetud videod nii-öelda. Ja ma tahan seda katsetada, ma tahan ka hakata inglise keeles rohkem postitama ja liikuma nagu inimestes, ma tahan hakata inglise keeles salvestada podcast'iga rohkem. Aga lihtsalt ongi see koht, et kus ma pihta hakkan sellega ja kui ma hakkan nüüd ainult inglise keeles tegema, siis Eesti jälgeskond ei taha kuulata ja kui ma praegu teen eesti keeles sisu, siis ja nüüd panen veel video välja sama kanali alt inglise keeles, siis ma nägin, mis juhtus, on see, et inglise keele video ei levi, sest mu algoritm teab, et ma olen Eesti kanal. Et see on nagu mingid siuksed kohad, kus pead aru saama, et okei, mul töömaht lihtsalt tõuseb, kui ma lähen nagu kahekeelseks eraldi platvormidel. Mul on sama. Et see on lihtsalt asjad, aga näed jälle, kasvu kohta on. Nüansid, aga ütleme, et selle kloonimise kohta ma olen mõelnud, et vaata täna Plaiga on võimalik ju teha neid kloone, et seal Instagramis on hoopis mu kloon, aga mina nagu ei taha minna seda teed, et ma kasutan AI-d päris palju, et lihtsalt tööprotsesside jaoks. Aga ma ei taha teha klooni, sest ma ei taha kaotada autentsust. Ma tahan näha, kui ta hea välja näeb.
suu just. Mitte hea, ma mõtlen nagu välimusele, kas ta, kui hästi ta teeb nagu järgi selle. Põnev on ikka ja me ei tea, kuhu nad arenevad, ühel hetkel see ei teegi vahet enam, võib üldse, no praegu teeb veel vahet ikka. No sõltub vist, mõnega ikka ole kahtlane juba, et ei saa enam aru. No ma vaatan nagu sotsmeedia maastikul, nad kasutavad ühte sama AI mingisugust seda agenti ja siis need näevad nii sarnased välja, kui need on erinevad kontod. Sest jooksed läbi mingisugused näojooned või mingid asjad. Siis mõtlesin, okei, see on see sama. Aga ta on oluliselt paremaks läinud, mõne väga kiiresti see mõttes, varastades mõika esimene oli enne. Aga pigem ma olen ka seda meelt, et süsteeme nagu kasutada, et enda tööd nagu lihtsamaks teha ja buy back your time, et ma olen nagu väga nõus selle koha pealt ka, et ka selle viisil, et kuidas teha nagu seda, eesti keeles on see, inglise keeles on mundane, aga eesti keeles on siis rutiin või selline see nagu tühjad tegevused, mida tegelikult ise ei peaks enam tegema. No see on delegeerimine ja Danil on muidugi playbookid, playbook on tema selline teema hästi. Igas jaoks on playbook, et siis ettevõttes, et kõik teavad, mida täpselt teha. Miks McDonald's töötab nii hästi? SOP põhimõtteliselt. No jah, põhimõtteliselt. Okei. Mis sa arvad, nii palju kui sa oled kokku puutunud ja lugenud ja ennast ka vaatad, eks ole, sa oled kõige edukas inimene. Kas edukad inimesed töötavad oma sisemaailmaga rohkem kui teised? Väga palju töötavad. Aga miks nad teevad seda? Ongi, selles mõttes, et sa ei ole eraldiseisev asi sellest, mida sa teed. Ma osalesin aasta tagasi Mastermindis, Edu Akadeemia Mastermindis, 3-kuulises siin ettevõtjate Mastermind oli ja eranditult me töötasime ainult mindsetiga. Selles mõttes, et mitte, mis on nagu äri võib-olla nii väga praktiline pool, sest see lihtsalt kujunes niimoodi, oli näha, et kõigil on nagu mitte puudu, aga vajadus töötada just selle mindseti poolega. Et nii on. Et inimene selle taga. Ei ole pääsu. See on hea uudis, et ei ole pääsu sellest, et tuleb endaga tegeleda ja nii on, ma ise ju näen samamoodi, et kui ükskõik kui raske või kerge elus pole olnud, siis ikkagi jõuad ikkagi tagasi jälle sinna, et kui ma ise endaga ei tegele, ise seda muutust ellu ei viis, ega see muutus lambist niimoodi mu ellu ei tule ka väga tihti. Ma alati mõtlen humoorikat selle koha peal, kui inimene tahab hakata tegelema mingi spordialaga ja siis ta osab arvustus ära ja see on see, kui täna nagu oleks pool tehtud juba. Tunne on hea tegelikult. Aga reaalselt tuleb minna ja teha ka nüüd, on ju. Muidu ja see arvustus ei lähe jooksma sinu eest ju. Või tegema seda asja. Okei. Aga tuleme korra siit valdkonnast üldse sisekujunduse juurde. Et mis värk sul sellega on? See on olnud tegelikult pikaajalisemalt mu elus. 10 aastat juba. Et hobi korras alustasin ja ma olen nagu ilumaailmaga olnud selles mõttes hästi seotud, et ilu on kuidagi mulle hästi oluline elus. Ma olin ka jumestuskunstnik kunagi, päris ammu. Ja see kodu sättimine ja sealt see kõik algas. Et algul endale ja siis hakkasin tegema mingisuguseid väljaspool kodu kortereid ja mõned väiksed eramajad ja nii see läks. Et nüüd on juba 10 aastat circa. Kui ma siin life coachiks hakkasin õppima, siis ma mõtlesin, et ma katsetan seda, mis me algul rääkisime, et kas ma fokusseerin ühele või. See tegelikult tänne õpetab ka ühele fokusseerimist. Et siiski, et kuigi ta ise on ka nagu ta ei saa taha ja ta rabeleb palju asju võtab ette. Aga proovisin, et paneks selle sisekujunduse nüüd natukeseks ajaks kõrvale, et teeks ainult oma lõpuks. Aga tundub, et see on ikkagi mu elu osa ja inimesed leiavad mu ise üles. Infot üle muidu kuskil need otseselt ei ole? Ma ei teinud reklaamidele nii väga. Et selles aga kodukul ikka info väljas? Koduleht on olemas, aktiivne ja olemas kõik. Aga ma hoidsin oma sisekujunduse, Instagrami oli väga siukses tukkuvas seisus mul. Ja siis ma vaatasin, mis teid ikka haldan ära ja võtan need 2 siis. Ja kui mina näen seda ühisosa ka veel, siis mõtlesin, et ju see on siis, võib-olla siis on see öeldaks nagu universumi plaan minuga, et ei saa ja kui ühte ilma teiseta. Ja ma teen sisekujundusi praegu päris aktiivselt. Mul on provotseeriv küsimus sisekujunduse valdkonda enne sisekujundajale. Kui mina vaatan, ja mul see küsimus tekkis su kodukat ellendia.ee. Keegi tahab minna piiluma, siis mingi vaadake, väga ilus kodukas on. Et see kodukas ise tekitanud küsimust olid need pildid, mis seal olid. Mingid fotod enne. Ja kui ma vaatan nagu näiteks üks asi on müügikuulutused ja ostukuulutused, aga kui ma vaatan, Pinterest on ka täis home design, eks ole, interior design, kohe tuleb sulle seal erinevaid pilte. Nüüd mul tekkis kohe küsimus, et
huvitav, et kõik peab olema üle võlli nii detailne ja nii nagu, nii nagu aksessuaari rohkelt täis topitud tihtipeale. Et tekkis küsimus, kui huvitav, kas see käib nagu, kas seal on mingi sisse kirjutatud selline varjatud nagu reegel, et peab ära täituma ühes toas mingi arv elemente või kus see tuleb, et siis kui ma neid pilte ja kodusi vaatan, siis mulle vahepeal tundub, et seal on nii palju asju, mis tegelikult praktiliselt kasutus mitte kunagi leia. Aga ta on lihtsalt nagu prop element nagu taustal. Kogu tolmu. Et miks? Kust see nagu suund nagu tekib seal või mis selle mõte tegelikult taustal on? Kas see mõjutab inimese enda olemustlikkus kuidagi seal ruumis olles või räägi natuke sellest tagamast. Saad aru, mida mõtlen? Ma arvan, et ma saan aru. Et iga kodu on ju selle inimese energeetikaga peab sobima. Et inimene peab ennast seal hästi tundma, mitte külaline või mitte keegi väljast poolt. Et kui kellegile sobibki, et tal on seal natukene rohkem neid esemeid, siis ju see ongi mugav talle. Kui sa mõtled, et ma saan sinust aru, et ütled, et on nagu asjad mingid riiulis, mida sa never ei puutu, et püüdki ainult tolmu seal pealt, siis nii on. Ju seal sobib sellele inimesele, et tal ongi niimoodi nagu dekoreeritud need asjad. Et inimesed on väga erinevad. Et mõned tahavadki elada võib-olla Maastlani raamatute vahel, riiulite vahel on ja võib-olla praktiliselt kasutavadki kogu aeg ja siit-sealt. Et hästi erinev. Et ma, Pinteresti jaoks kindlasti tehaksegi ju glam ja fotosid ja sätitakse väga ära. Aga et ütleme, kui ma ise nagu pigem neid kodusid käin nagu vaatamas, ütleme, mis ei ole nullist, mis ka tahetakse, et aita midagi ümber teha või korrastada, siis seda infot kindlasti tuleb ka ju sellest, et kuidas, inimese kohta sa ju näed, kui tal on palju detaile, siis sa võib-olla juba hakkad ette kujutama, mis tema sees toimub. Mõned inimesed koguvad tohutult asju, ei lase lahti, siis saad juba natukene midagi aru, mis seal toimub seest. Aga samas on ikkagi ka see, et kes tahab saada seda hästi modernset ja puhast joond ja kes tahab detaili rohkust, et see on nagu, ma olen seotud selle temperamendiga, tahtsin öelda ka. Huvi pärast küsisin saate alguses ka. Saate eeldad, kui sa siin ringi vaatad alumises korruses, kas, mis meie siin selline hall korrus sulle siin või kogu selle olemusega minu või potentsiaalselt pere kohta ütleb? Et mulle tundub see väga kodune tunne. Mulle tundub, et kodu on teile, ma lihtsalt pakuks, et kodu on nagu oluline koht, kus olla ja kus aega veeta. Et ta on tegelikult ju hästi hubane. See ma saan, et ise olete valinud kõik need värvid ja enda järgi toonid ja seinas. Naise algatusel. Jaa, mulle see hall toon väga meeldib, sest selles on nii palju mõnusat soojus sees. Kuigi ta on külm, ta on selles mõttes... Ei ole külm. Minu jaoks ta ei mõju külmana. Mulle ka ei mõju, aga tihtipeale on need hallid ja mustad ja valged siuksed nagu... Aga neil on nii palju erinevaid varjundeid. Just, et see on ikkagi soe. Et mulle tundub see hästi kodune kodu. Teile vist meeldib kodus palju olla või? Me oleme väga palju kodus see mõttes, jah. Et kuidagi väiksest peale on see, ma arvan, mõlemal sees olnud. Et kodu on niisugune koht, kus on tahant oleks mõnus. Jaa, siis näegi, et siin elu toimub, vaata. Jah. Et see kui inimestele meeldib ja nad naudivad. Ja ma olen nagu see naine tahaks võib-olla rohkem mingeid aksessuaare ja asju ja ta on üritan vaata need taimedega siin luua, eks ole. Džunglib mulle ise aiakujundaja ka, siis paratamatult need tekivad orhideed laudad iga pool. Aga tegelikult ma tahaks mingit, ma ei tea, kummutek üldse panna siia, aga ma ei ole suutnud otsustada, et millist, eks ole, kas see soovib seal hakkas niimoodi ja siis mina ise tegelikult olen see minimalistlik. Ma ei taha üldse tegelikult. Ma ideaalist tegelikult see on jube siin. Ma tahaks, et see oleks põhimõtteliselt täiesti tühi mõlemat riiulilt. Üldse ei ole kedagi ees seal. Et tegelikult on nagu köögipinda vaata on suht vähe, et tegelikult on seda pinda vähe, ma tegelikult tahaks ise, ma olen see, kellele ei meeldi asjad vedelevad. Peavad olema ära pandud eest või äärmise juhul väga väike element tõesti, ja küll luban, et siis üks lillevaas seal musta aluse peal nagu on. Ja sul on vaja, et see loob rahu sinu sisse. Jah, sest et nii kui mul on need lapsesed siin nurgas praegu, tegelikult üldse ei meeldi. Aga ta ei taha üleval mängida, ta tahab siin all meiega mängida. Et siis ma lükkangi kokku need sinna või luban käsan talle ära viia, sest lõpuks on neid nii palju siin. Mul sõidab katus täitsa ära, kui ma tulen koju ja näed siin nagu... Aga ma tean, see toob ka sellest, et mul oli hästi range isa selle koha pealt. Mul käidi nagu konkreetselt nagu ikkagi niimoodi tolmune, jah. Toast ära. Et see on kuskilt sealt kaata tulnud.
et siis sul on ka nagu hea seda freebit võib-olla teha, et mis see sinu enda isikliku Jaa, väärtushinnang on, just. et kas sul on laenatud või mis siis sinu oma on. Ma arvan, et see on laenatud ja see natuke meeldib ka, aga kohati võib-olla nii, mitte nii üle võlli võib-olla ei peaks, aga puhtus on küll asi. Puhtus ja nagu selline lihtsus ja et ei häiri nagu jah, silmaga, et asjad vedelevad kuskil. Aga eks see, vaata, igal inimesel on omad vajadused ja see ongi see, et kuidas me sobitume ja kui palju me kompromisse teeme. Just, see on eriti keeruline mõne mõttes paaris suhtes ja meil on see nagu lihtsam olnud, et tuleme üksteise vastu ja saame aru sellest, aga ma kujutan ette, et osadel inimestel on seal päris suured nagu põrkumised, et kes siis lõpuks nagu otsustab, et mille moodi me siis teeme, üks tahab punast seina ja tahab sükust halli, mis me siis teeme. Te pruuni. et see on siuke huvitav koht alati, et mis ma olen mõelnud ka ja see küsimus tuligi just sealt, et mille poolest nagu sa näed, et kuidas inimesed oma kodusi nagu kujundavad, et aga aru saadav, et see on individuaalne ja kuidas keegi millega nagu harjunud on, mida ta otsib selles. Väga konkreetselt, tegelikult on suurem osa inimesi, nad ei tea, mida teha võib-olla hetkeolukorraga ette võtta, sest muidu nad ei kutsuks kujundajat on ju appi, aga neil on ikkagi oma visioon olemas, mida nad soovivad, nad väljendavad seda sama, nagu sina ütlesid, et mulle sobib, kui pinnad on puhtamad. Et samamoodi nad ütlevad ära konkreetsed asjad ikkagi ja sellest lähtub juba, kuidas me edasi liigume. Aga korra peatame nagu selle ka, et kui inimene otsustab nüüd, et läheb lendia.ee lehele, sul on seal erinevad, sul on seal Zoom konsultatsioon, vaatan, sul on siin disaini strateegia kohtumine ehk kohtumine inimese enda kodus ja siis sellel on ka meil tegelikult pakkumine olemas, et sama selle koodi alusel saab kirjutada siis sulle ja avaneb teenusele -25% samuti mai lõpuni. Ja siis on veel täismahus või osalises mahus sisekujundus, suuremad projektid nagu siis eramajad, korteriremont ja nii edasi. Ehk siis kuidas see protsess nagu välja näeb, et mul on just see pool ka, et oletame, et tuleb mulle appi, lepime kokku, et ma ei tea, ma toon täitsa lambi näite, ma tahaks, et mul oleks siin Marvel Universumi, Ironmani ämblikmees ja Ironman ja ma ei tea, mingi tegelane veel. Sina otsid üles neid, kus seda osta saab või? See on jah, selles mõttes, ise räägid juba osalisest teenusest ja täisteenusest. Need ongi nagu põhiliselt 2 teenust, mis ma teen. Et kui sellised detail nagu soovid, siis sa aitad otsida, kus need saab ka. Ja osalise teenusega ma annangi kaasa selle ostulisti ja nimekirja, aga nüüd, kas sa teda täidad või mitte, et mina ei ole osalise teenusega lõpuni, mina ei lükka seda pilti sirgeks seina peale ega pane seda lillevaasi. Et ma annan sulle selle nimekirja, ma annan disaini suunad, kõik asjad ja siis inimene ise vaatab, et kas sa siis tellid selle Ironmani sealt või leiad, et ma oskan ise ka teha. Et oma valik. Aga sul on need nagu saadud juba, kõik need elemendid. Aga poodidesse kaasa ei tule? Täisteenuse puhul tuleb poodi ka tulla kaasa. Ja otsida kõik välja reaalselt. Kõik ei ole, mõned on tellitavad, kõik ei ole poest saadavad, aga ja, see on täisteenus. See on päris lahe. See on siis kogu protsessis oled juba koos, kuni lõpuni välja. Ja. Aga see disainistrateegia, mis ütlesid, see on nagu esimene samm. See on nagu see, tasuta kõne on mul nagu coachingus on ju, aga siin on nagu esimene samm see, et tulen kohale ja siis vaatame kõik üle, 1,5 tundi kohtumine kuskil. Ja pärast seda ma teen ka tagasiside, kirjalikult saadan, pluss on mõned visuaalid pildina. Ja siis on inimene saab otsustada ja pakkumise, kui ta on huvitatud edasi tegema koostööd. Siis inimene otsustab, kas minna koostöösse või mitte, kas me sobime. Aga sa tuled alati kohale vaatama või sulle piisab piltidest? No ma olen siin pakkunud õikasin välja, et kuivõrd on küsitud pisikesi asju, et kuidas ma dekoreerin mingi ruumi näiteks. Siis ma iskasin siin oma sotsmeediasse, et võime teha Zoomi teel ka sellist väga maks tunni ajast. Või saada mulle oma kodupildid mingist kohast, mida sa tahad muuta. Ja siis ma teen samamoodi jälle, saadan kirjaliku mingi kokkuvõtte sellest või teeme Zoomis. Et see on selline kõige võib-olla lihtsam. Ma ei ole parem seda teinud, aga kui ma vaatasin, tundub, et nagu soovi on mõnikord lihtsalt nagu nõu küsida, et ei tahagi teha mingit suurt remonti. Et siis saab seda ka teha. Seda mul nüüd kodulehel ei ole, selle võiks võttes lihtsalt ühendust, et ma panin selle sotsmeediasse nagu esialgu, ma ei ole kodulehele seda muudatust veel teinud. Nii et kui kõnetab ja pani mõtlema või kukak kratsima, mida enda kodus ette võtta, siis lendia.ee kasuta palun võimalust ja vaata, mis saab. Võib-olla saad endale uue kujunduse koduseinte vahele. Tuleme sinuga räägime ka sellest, et valust jõuni.
eesti keeles kõlab see jõuni, nii huvitavalt, jõuni jõudmine. Ehk siis from pain to power, on ju, kõlab palju paremini. Aga et enne kui ma sinna lähen, mul tekkis spontaanne küsimus, sa mainisid enne sükse sõnaga ja sa ütlesid ühe vastuse juures, ma ei mäleta, kus vastus oli, sisekujunduse alguses, et see oli omajagu aega tagasi ja sa mul ütlesid saate jooksul ka vahepeal siin mingid huvitavad laused, kus ma märkasin, et sa justkui tahaks vihjata, et sa oled jube vana. Ja siis ma mõtlesin, ma küsin, et kus see nagu tuleb, sest et sa näed väga hea välja ja nagu siiras kompliment, et mul on siin inimesi käinud veel, keda ma vaatan ja ma saan aru, et sa oled minust natuke vanem, ma ei ole vaadanud, kui vana sa oled ja ma ei küsi, kas otsest numbrit ka pole oluline, aga sa oled minust vanem. Aga sa näed väga hea välja. Jah. Ja siis tegid küsimus, et ja mul üks päev käis siin saates samad poisid. Üks kutt istus mu vastas siin, üks oma osanikest ja omanikest ja kui ma sain teada saate jooksul, et ta on must vanem. Kukus või oleks me nägema, inimesed mu nägu kukus nagu lõu kosta lauda. Sest et see, milline ta näost nagu meesterahvana oli, ta oli nagu, mõtlesin nagu, mida sa endaga teed? See nagu selline oled. Ja siis ta rääkis, eks ole, et ta panebki tegelikult väga suurt rõhku näonahale, võib-olla mingile stressivabamale elule. Ma ei tea, on see siis pikaajaline mingi tantsimine ehk tegelikult füüsiline trenn. Ja siis ma hakkasin aru saama, et okei, ta tegelikult pöörabki rohkem, et see ei ole ainult geneetika, vaid ta päriselt pöörab nagu teadlikult tähelepanu. Ja me oleme rääkinud tänases saates ja ma räägin teiste külalistega ka erinevatest valdkondadest, kus siis seal, kus on fookus, seal on ka tulemus. Ja kui ma siin vaatan, siis ja sa mainisid ka ilumaailma, siis mul oli kohe selge, I know it, nüüd ma tean, miks. Ehk siis, ma tahaks ikkagi teada saada, et mida sina teed, mida sa oled teinud ja mida sa teed enda välimus nimel täna? Nii igapäeva elus mõtlen nagu naisterahvana, inimesena ja ka võib-olla eluviisilt nagu väärtustek, kas see on siis tõesti stressi manageerimine, on see, ma ei tea, parem uni, on see kvaliteetsem uni, on see mingid, on sul äkki mingid biohacking tööristamise kasutad või on see lihtsalt, ma ei tea, sa näed lihtsalt hea välja ja see lihtsalt tekitas minust küsimust, et kuidas hoida ennast sellises vormis? Mul on alati üks nali selle koha peal, see on selline nagu minu enda sees, teiste jaoks võib-olla üldse naljakas on, et kui ma olen astroloogia huviline, siis ma alati tahaks öelda, et kui sul on Saturn esimeses majas, siis teeb selle triki ära. Ahah, okei. Et need inimesed kuidagi küpsevad hiljem ja vananevad aeglasemalt, sest need lihtsalt selline astroloogiline asi. Ega see selleks, et kunagi ei kõrva kuskilt. Aga ma varem oleksin, kui sa oleksid küsinud sellist asja minu käest võib-olla mingi 5 aastat tagasi, siis ma oleksin kindlasti rääkinud sulle, mida ma teen nagu siin, mis taegu naised teevad, et või sa teed trenni, sa oled sportlik, sa jälgid toitumist, enesehoolitsus, kõik see on ju, ja see on ikkagi alles mu elus. Ma armastan väga liikuda ja sporti teha ja kõiki selliseid asju ja endast hoolitseda nagu igal moel, nagu naisterahvad seda teevad. Aga kui ma täna vastan sulle, siis ma olen seda näinud reaalselt peeglisse vaadates, kuidas minu suhtumise muutumine muudab mind. Et lihtsalt ärgates hommikul ja olles nii tänulik kõige eest, et sa oled elus, et rahul ise endaga, armastad ennast nii palju, kui vähegi oskad. Ja kui sa vaatad peeglisse, siis samamoodi, kui sa ütled endale, et ma armastan sind nii palju. Ja see nii äge naine, ma olen nii happy su üle vaata. Et oledki nagu õnnelik ilma põhjuseta. Versus see, et meil sisekõne on negatiivne, eks ole? Jaa, ja see tea, kuidas see muudab. Ma arvan, et 5 aastat tagasi ma muretsesin seal iga mingi kripsukese peale, mis mul kuskile juurde tuli näos. Ma isegi ei näe neid enam. Ja ma ei tea, see on lihtsalt see mindseti muutumine. See muudab nii palju. See on mõtlemis muutus rikkaks, et just nagu see pool ka, et mind over matter nii-öelda, ma olen nagu nõus, et see sisekõne ikkagi, seda on paljudest rääkinud ka ja ma olen seda ise lugenud samamoodi, et kui me suudame mõtetega mõjutada juba veemolekule, siis ja me ise koosneme ka tegelikult ju väga suurest lastus veest. Keha kuuleb kõike, mis me räägime. Ja nüüd on see küsimus tekib juurde, et kuidas jõuda positiivse sisekõneni. See on nagu täiesti teine teema, sest mina täna nagu, ma arvan, et on nagu elutervem, kui võib-olla noorena olin, aga ma olen hästi enesekriitiline olnud mingites kohtades ja ma ei pea siin, ma sain välimusse mõttes, et ma ei pea ennast nüüd mingiks modellimeheks, aga ma ei tunne, ma mingi jube kole mees ka olen, aga ma olen endal ikkagi, ma arvan, et on mingi kohti, kus ma olen endale väga halvasti nagu öelnud. Kõigil on kes ei oleks, on ju. Et aga te ei ole nagu elu terve tegelikult selle kohalt olnud ja täna võtan seda nagu natuke nagu vabamalt ja
ja naine on hakanud endale siin viimasel mingeid asju ütlema negatiivses toonis. Ma olen ka öelnud, aga mina ei näe sind nagu see, miks sa niimoodi nagu ütled endale, mina ei näe. See on nagu, mis asja. Et see on hästi huvitav, et meil teinekord see, kuidas see enese sisekõne nagu niimoodi lihtsalt mõjutab, et me, noh, sa saadki ennast uskuma panna, et ma olen kole või väeti või jõuetu või, ja vastupidi siis ka, noh, positiivsemas tõstvas nagu toonis on. Muidugi, aga need on kõik see samad teemad, millest me juba täna rääkisime, see enesekõnega, et esiteks, kus see tuleb juba ja mis selle alla, mille see põhineb millegil, millesse sa usud midagi, mida sa räägid endale. Ja see viib meid omakorda siia, et sellest valust jõuni jõudmisesse, et tuleme selle juurde, mida see tähendab sinu jaoks from pain to power? Et kui ma oma, noh, see oligi minu elukogemusel, see on minu Pariisi kõne sisu oli ka, et ma arvan, et see on sellest eneseteadlikkuse arengust, sellest, et mingitel hetkedel algul me oleme ohvri rollis, seepärast, et me ei saa aru, miks asjad juhtuvad, millest see teadlikkust, mõtleme, et maailm on nii paha ja kõik teevad meile haiget, on ju. Ja me lihtsalt ei saa sellega hakkama ja see on nii overwhelming üle ääre ajav, need emotsioonid ja see raskus. Ja ohvri rollile hoiab kinni, noh, jälle need samad, on mingi auhinnad, mis me saame, on need persoonad, seal täitmata vajadused, aga see eneseteadlikkuse kasv, et kui sa sellesse kohta punkti jõuad ja hakkadki endaga seda tööd tegema, siis see ongi see power ei tähenda seda, et ma valitsen maailma, seda ma valitsen iseenda maailma. See on see sisemine autoriteet, kuhu sa jõuad. Nagu sa mõtlesidki, et teiste inimeste, ütleme siis negatiivsed kommentaarid, need ei loe enam. Need pole üldse olulised, sest ma ei otsi seda mingit kinnitust kuskilt väljastpoolt, ma tean, kes ma olen. Ma tean, kuhu ma lähen, kuhu ma soovin minna vähemalt. Kuhu ma jõuan, siis elu näitab. Eks jumalal on ka mingi oma plaan veel kuskil. Ja. Et see on nagu selline sisemine teekond olnud väga rasketest kohtadest ja väga pimedatest kohtadest. Siis nagu valgusesse, kus ongi hea olla. Mul oli eile, natuke läheb selle välimuse juurde ja selle valust jõuni jõudmise juurde ka, ma toon näite, mul oli eile jälle üks taipamine, mida ma siis elukaasaga jagasin ka ja ma olin, mind on nagu noorest alates seast, ma ei tea, ütleme 10. eluaastad võib-olla, kus mul mingi mälupild hakkab meelde jääma, nii tüdrukute kui ka poiste poolt vahepeal narritu, ma nii peenik olnud terve elu. Ja ma olengi see mõttes nagu see ektomorfi tüüp, eks ole, peene skeletiga ja ufo pikad jäsemed nii-öelda on ja peenike poiss. Sporti teinud palju on ja pool profitasemel ja pikalt ja tulemus on tegelikult okeid olnud, aga välimuses ei ole nagu seda looduse ja geneetika poolt antud, et oleks hullult nagu näha, et sa oled muskulaarne mend. Ja siis mul on suht tugevalt nagu oli lapsepõlves sisse juurdunud see, ma alavääristasin ennast sellega, ma olen siis kole peenike ja keegi taha ja blablabla, mis iganes jõuetu ja mis iganes veel. Ja mingi toimus nagu shift, kus ma hakkasin nägema ise, mul hakkas keha nagu arenema, hakkasin trenni tegema, siis keha muutusena, siis kadus see nagu see alavääristamine nagu ära. Ja siis ta ikkagi vahepealt tuletas ennast uuesti nagu meelde, ta nagu lõpuni vaata kohe ära ei läinud, et ikkagi tuli tagasi jälle, ikkagi jälle võrdlesid kuskilt ennast ja siis ma ükspäev vastusin kaalule. Mul on elus olnud mitu, ma ei tea, kus naisterahvast on, aga meestel on, mul ei ole nagu eesmärk olnud juurde võtta otseselt, aga see juhtub ikkagi vanusega minnes siis kas natukene rasvasemaks või keha kompositsioon muutub või teed trenni, eks ole. Ja mul on 2 platood, et terve elu olnud 63-64 ja siis jõudsin mingi 73 peale, kust üles ei lähe, tee palju trenni tahab, söö palju tahad, aga kaal üles ei lähe, ma nagu püsin mingisuguses platoos kogu aeg. Kehal nagu on mugav sellega olla. Ja nüüd on sellest möödas ikka väga palju aega, ma arvan, aasta poolteist võib-olla ja vastusin kaalule, ma olin 80. Pole kunagi näinud seda, ma olen 80 ja ma ei ole kuskil teinud rasvasemaks ja paksemaks. Ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, et kuidas ma nagu üldse nagu endale suutsin sihukest lugu nagu rääkida või kas see oligi äkki osa nagu, et äkki ma nüüd olen täna jõudnud siis nagu selle nii-öelda meeste rahva nagu enda mingi standard asjale, mul võttiski see progress, see kasv nagu lapsest nagu meheks, poisist meheks, oli nagu pikem, eks ole. Noh, mõnel on ka vaata, tüdrukud arenenud ees ära, noorena ja poisid arenenud ilmi järgi, aga mõnel on see täiskasvanuks nagu saamine, võtab nagu rohkem aega, mulle tundub, et see võib nagu täitsa niimoodi olla ja siis ma mõtlengi, et huvitav, et nagu oli siis vaja nagu enda lasta alaväärus sisse või? Nagu selle koha pealt, et mida teised ütlevad sulle või tunne ennast nagu halvasti, kui tegelikult täna ei saa enam öelda, ma olen nagu peenik või 80 kilo ja ma olen nagu ala kuskil kaalusin, et see on nii veider, mida me enda nagu räägime mingid lugusid. Noh, ma täna õnneks juba 10 aastat või rohkem ei räägi seda endale, aga tuli siis teile see taipamine, et holy hell nagu, et nii palju tegelikult on nagu muutunud, aga kus siis nagu, kuidas ma suutsin lasta ennast nagu mõjutada?
niimoodi esimese arvamusele. Aga jällegi uskusid midagi. Ja kellegi lihtsalt sõna on ja piisas kuskilt keegi tegi haiget verbaalselt on ja see lihtsalt niimoodi nagu haakus ja tekitas tunde ja võtsin omaks selle ja uskusin ja siis sai seda peegeldust juurde, eks ole, aga muud kui maailmalt ja siis lõpuks uskusid ja oligi tuksis. Kuni mingi hetkeni toimus nagu shift, aga shift toimus mul puhtalt selle peal nägin muutust. Ja siis ma hakkasin uskuma. Et enne ikkagi ei olnud seda nagu, et ma olen nüüd tegelikult normaalkaalus ja siis kus tulen või ma lihtsalt toore jõuga surusin ennast sööma ja treeningusse ja siis muutus. Vaad öeldaksegi, et kui sa saad seda mõõta, siis sa saad seda muuta. Et tegelikult peakski kogu aeg mõõtma, nagu jälgima oma arengut. Et see on üks põhimõttedest ju. Jah, kuigi ta natuke vastandub sellega, et enne tuleb mõelda ja siis näha. Aga teine on ka see näiteks, et mõõda oma edusamme. Selles mõttes, et edusamme nagu ka, et märkame oma pisikesi võite ja asju ka, et ma räägin lihtsalt natuke läks teemast teise, et kuidas ennast nagu hoida sellel käimas või minemas või arengus, et tuleb ennast nagu mõõta ka. Igas mõttes ma mõtlen jälgida. Ja nüüd me jõuame sellesse kohta, et kas, nii nagu me rääkisime ka tõestamisvajadusest, mis on väga suur drive, kas valu on ka vajalik selleks, et kasvada? Kas seda on nagu eluterve kasutada selleks, et edasi liikuda, sest et sellel on jälle vastanduvad pooled enne, osad ütlevad, et ei, osad ütlevad, et jaa. No, kasv on ju valdavas enamuses ebamugav. Ükskõik, mis moodi sa maatad. Täna me oleme rääkinud sellest, kuidas me kohtume oma lihtsalt ajufunktsioonidega, mis hoiavad meid nagu status quo's või mugavas või turvalisus kohas, mis on lihtsalt evolutsiooniline ellujäämiseks oluline olnud alati. Mina vahepeal räägin sellest ka ego nurga alt, aga et kuidas sa vaatad. Ja siis ma tahtsin midagi füüsilise poole pealt ka juba mu mõte jälle jooksib. Valu, et kas on vajalik. Et ebamugavus tekitab areng ju algul ikkagi, et ma arvan, see just üleminek sellest tõkke kohast. Et selles mõttes, mina ütlen, valu on informatsioon. Ma ei mõelnud nii vanasti. Ma lihtsalt istusin seal oma ohvrirollis ja suplesin. Ja oli valus. Oli valus. Nad ütlevad, et valu, kuidas on see ütlus, et valu on paratamatu, aga kannatus on valik. Ja nii ongi, et võtta seda valu nagu infot, et minu õpetaja on mind õpetanud, et valusate emotsioonidega, et mitte ära istu nende sees, vaid istu koos nendega. See nii kaua, kui sa saad aru, kust nad tulevad. Siis on info käes. Et siis sa tead, mida teha sellega. Kasvamisel samamoodi. Kasvamine on kõigi areng, kuhu ma tahan punktist A punkti B minna. Ja kui on valus, et siis saada lihtsalt see info kätte, et mida see valu mulle räägib. Et valu tekib ju sellest, et kuskil on jälle see disalignment, mitte joondumine sellega, kes ma olen päriselt, minu väärtushinnangud tuleme jälle tagasi, kõik üks sama teema erinevate nurkade alt. Et jälle midagi ma teen vastu ennast, vastu autentset mind, vastu oma väärtushinnanguid, mul on valus. Siis ma tekitan endale valu millegiga, kuskil olen loon sellise situatsiooni oma ellu. Et selles mõttes ma arvan küll, et see arengusse minek ja kasvamine nii-öelda, et tihti peale on see mingi valumoment seal. Ilmselt ei pea olema, see ei ole ju must have, aga ma ei tea, kas maa peal on olemas sellist inimest, kellel on ainult liblikad ja vikerkaared ja areng on nagu toimub, ma ei tea, kas see reaalselt võimalik on. Ma ka ei tea, pigem mina ei ole kogenud seda ise ja ma ei ole näinud teiste puhul seda. Et selles mõttes ma ei tea. Pigem tundub, et see käib ikkagi käsi käes, et mingid valupunktid on pannud kasvama ja... No jah, et siin peale on alati mingi meeletu valu ju. See on pigem ebamugavustunne võib-olla mis iganes, mis häirib. Heidi, su viimased sõnad. Su viimased kuldsed sõnad just selle nurga alt, et kahest nurgast, kas sa tunned, kas midagi oli sellist, mida me ei käsitlenud siin tänases vestluses, mida sa tegelikult tahaksid see lõppu lisada või midagi ütlemata või tahad sa lihtsalt midagi rõhutada? Mulle tundub, et just see sama enese väärtustamine, ma olen teinud enesearmastus, eneseväärtustamine on minu meelest kõige alus, et kuidas ollagi ise, mina ise, päris mina ise. Sest kui need asjad hakkavad paika minema, siis kõik ülejäänud on nagu ripple effect, öeldakse, nagu lumepall, mis hakkab ise minema ja suurenema su elus positiivses mõttes. Et su piirid hakkavad paika minema, su väärtushinnangud hakkavad tunduma sinu omad ja nii edasi ja kõik su suhted hakkavad seda peegeldama, su väline maailm hakkab peegeldama seda.
su valikute tulemusena nagu siis ja mõtete tulemusena ja et võib-olla see sama harjutus, mis ma algul mainisin, et see enese, kuidas, mis on minus armastusväärset, et kindlasti võiks teha seda ja proovida teha. Teine on see, et hinnake ja nagu hinnake nagu neid oma edasi jõudmisi ja mitte nagu mingi suuri asju, et ma tegin see aasta ära midagi. Vaata kas või iga õhtu tagasi või reedel, pühapäeval, mis ma tegin ära. Sellist, mis viis mind unistusele lähemale, kiitke ennast, et pisikesi võite. Ja, märgata seda rohkem. Ja, et see on nii jõustav ja see, ma ei tea, lihtsalt lisab seda, lihtsalt tõstab nagu seda energeetikat. Ja tänulikkus. Mina olen nagu väga suur tänulikkuse fänn. Ma nagu elangi tänulikkuse sees kogu aeg. Ja, see on kihvt asi, kui seda teha, aga mulle tundub, et see on enda kogemust vähemalt, et ma pean päriselt ka tahtma teha, kui ma lihtsalt lähen seda mõistusest tulenevalt lihtsalt tegema, et ja küll ma teen siis mul on teen seda tuimalt. See on lihtsalt tunne juba, mida sa tunned nagu iga asja eest elus. Ma tegin hiljaga veel ühe postituse, mis on veel võib-olla 3. point, mida võiks praktilise poole pealt veel mainida, et täitsa kohe võtke kasutusele, et on see stay humble ehk ole alandlik elu ees. Et siin maailmas on suuremad jõud kui meie, ma arvan, ja ei ole nagu mõtled mõelda, et ma ei tea, me ei olemegi nagu kõik. Et see alandlik püsimine ei tähenda nagu mingit lömitamist või mingit ohvrirolli all. See tähendab seda, et ma olen avatud meeldega, ma olen õpetatav ja see tähendab, et ma olen valmis arenema ka ja kasvama. Sest kui sa ei ole, kui sa oled nagu käed rinnaristi ja rusikad peos, siis sa ei võta see infot ega energia midagi vastu. Selleks tulebki olla nagu avatud ja alandlik. Ja, see on nagu ego vähendamine. Et see ego sinna taha istmel, et sa ütlen enjoy the ride. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Meil sai 2,5 tundi täis. Wow. 2,5 tundi tiksus täis ja ma tänan ka sind, hea kuulaja, vaata, et sa olid meiega lõpuni siin ja loodan, et oli ma arvan, et oli põnev vestlus ja ma loodan, et sa kasutad võimalusi, millest siin saates täna ka rääkisime nii coachingust kuni siis sisekujunduseni välja, et kui sind kõnetas, siis palun need võimalused ongi sulle selleks ja loodud ja minu töö on neid lihtsalt sulle tutvustada ja sinu töö on need vastutuspool võtta vastu ja ise astuda need sammud. Ja olla valmis muutusteks, mis sealt selle enda protsesside valikutega kaasneda võivad. Nii et kui me sinuga varem ei näe mitte kuskil tänaval, sest ikka aeg-ajalt juhtub, siis tule kliiki, ütle tšau mulle ja kui varem ei kohtu, siis järgmises podcastis. Tšau. Head aega.